tissu kõik see pere. Jaa, mega nice hommikusöök. Again, every morning starts like this. It's very nice. Aga ma tahtsin näidata, oli mine üles on ju, ja siis anna mulle korra üks pakend sealt trepi pealt, ma näitama pakkisin vahepeal ühe või 2 raamatut ära. Näete? 2 raamatut. Kaardid, mis ma tegin ja siis ma pakkisin ära. Kas pole mitte ilus? Panin sinna vahele. Soovite kaarte osta, tellige, kirjutage meile. Või noh, Jonnale. Ma ei tea, vaatame seda asja. Äkki sa teist kingitus siis ka juba? Ja teine. Selline. Tada! Kas pole mitte ilus? Ja ma mõtlesin, et mul on ühed sellised kuusekaunistused. Siin on veel üks lille, ma saan näidata. Ja siis suvel oli hästi populaarne teha selle sooda ja värviga. Värvida need pudeleid, lihtsalt ma siin kuskil on ka, need seal taga on mõned. Ja siis ma mõtlesin, et lillad on kuidagi ebamäärased, et ma teen beeži ja need on peaaegu valged ja siis sellised roosakad beežid. Võt ja roosi on siin, roosi. Mis? Kuule, tee, mis mämm tahad? Mämm? Mämm? Tere, me peseme puhtaks, sest me oleme kõik mustad. Appidel on kõik jalge vahevärg. Samal ajal vaatame Karini vlogi või noh. No mis sa nüüd jälle meisterdad siis siin? Ja ma proovin teha 3D tähekesi. Ja kas te teadsite, et Nublu jagas oli veri filmid ja otiud lugu või? Jaa, Nublu jagas mitte, oma Nublu fänn oleks, aga lihtsalt mainin. Ei ole võimalik. Liiga väike nüüd, jah? Ei, liiga suur veel. Mul peab siis nagu suht väike. Täpselt siis aru, mida sa teed, aga noh, sa teed hästi. Seda ka emme. Emme, jah. Emme, mitte mämme. Ei, aga nüüd said aru, vaata, tegelikult ikkagi tal on väike vahe ka, kui tuleb emme ja siis mämm. Emme. Aga emme? Ei, see nüüd ei ole. Ja mina vahepeal siin üritasin teha sellest suurest pappkastist tähekest, aga tulemus oli selline, et see nüüd ei ole sellest, aga oli see, et see oli liiga paks selle tähekese jaoks. Nii et nüüd ma tegin lihtsalt täiesti sellisest tugevast paberist ja sama, millega ma värvisin need ära, värvin ka need. Ma mõned teen. Siis vaatame edasi. Ja sätime vanalinna minekuks. Juhu! Me vaatame kuuse üle ja vaatame, mis seal toimub. Ja me teeme ühe tuidu. Teeme ühe tuidu. Oliver. Kus me oleme? Schnelli tiigi juures siin jalutame. Roosi magab. Teeme väikse tiiru, lähme. Siit kunagi siseneme Raega platsi poole ja siis ühesõnaga. Teeme siit ümbelt tiiru, ma ei tea, kes me sinna lähedal üldse saame, kui palju rahvast on. Vaatame, jah. Aga ilusad puud läksid põlema siin. No. Mõnus jõulune on. Jõuluhõngu. Sügisene ja natukene... seda küll, jah. No need jõulutuled on nagu see, mis annab seda Christmas vibes ja siis vihm on nagu seda... Sügist mõnusat Eesti ilma. Sügist... Tavalist Eesti ilma. Talve kevadet ja ka suve. Jõudsime lähedale Raega platsile. Jah, me kohe pöörame sisse siia ja loodame, et äkki ei ole mega palju rahvast. Tõe hetk, kus ta pea. Roos järkas, nii et liigume. Vaatasime selle Raekojaga üle, ma arvan, et siia me rohkem see aasta ei sattu, sest esiteks on inimesi, me pole sinna keskel üldse läinudki, me teeme lihtsalt tiiru peale. See on inimesi nii palju ja ilm on nii kehv, et kui just ei tule mingi ülilus lumi maha, siis lähme käime ühe korra veel, aga
aga Rossile tundub, et meeldib, vaatab valgusteid ja tal on päris hea snagiga siin. Tal selline seenelaat oli minu meelest minu vanemal või kellelgi ka. Just kui mõtled, et sellest küsitakse 7 eurot. Et, jah. Ei, no miks mitte? Selles mõttes taas kasutusena. Sätime asju, homme toimub meile Christmas brunch 2020. Jaa, no selles mõttes mul tuleb 3 sõbrantsi külla ja siis teeme väikese jõulistumise. Põhimõtteliselt tulevad need samad, kes juba siin alles hiljuti käisid meil siin. Kellega pärgameisterlasime ja Inna põhimõtteliselt, kes eile käis. Nii et... Vanad head tuttavad. Ja, teeme laua peale mõned kõõlistused. Sellised jõulused. It's very nice. Ja, ma panengi nüüd juba laua õhtul hakkama, siis sa saad näidata ja siis lõpetame päeva ära ja jätkame homme. Jätkame homme.